Tere tulemast tagasi, jätkame TV3 uudistega. Valitsuse plaan on 5 aastaga minna üle 100%-lisele taastuvenergiale. Selle üks osa ehk tuuleparkide rajamine on põhjustanud äärmuslikku vastasseisu ja seda kohalike omavalitsuste ametnike ähvardamiseni välja. Põhja-Pärnumaal andis kohalike omavalitsuste juhtidele selgitusi kliimaminister Yoko Alender. Siia Vändra vanasse vallamajja on täna kogunenud kohalike omavalitsuste inimesed üle Eesti selleks, et kuulata kliimaministri selgitusi selle kohta, mida riik plaanib tuuleparkide rajamisel ette võtta. Et teema on väga-väga tundlik ja kohalik vallavanemgi on öelnud, et on saanud juba sel teemal tapmisähvardusi, siis näete, siia on palgatud lausa turvamehed. No loodame, et olukord ärevaks ei lähe. Need kohaliku elu vedajad, need omavalitsusliidrid siin, nende sõnum oli see, et nad oma kogukonnaga saavad hakkama. Neil on väga hea diskussioon oma inimestega. Aga meil on välja kujunenud seltskond, kuidas nad ütlesid, sariprotesteerijad, rändprotesteerijad, rändaktivistid, kes siis käivad vallast valla, tegelikult kahjuks ka päris ikkagi õudsad ähvardused, nii vallaametnike suunal kui ka nende suunal juba, kes siis pooldavad tuuleparkide ehitamist, kes tahavad seda, et meil kohalikku elu saaks edendada, et saaks uusi töökohti luua, et saaks võib-olla otseliiniga odavamat elektrit sealt tootjad ja tarbijad. Et see on probleem. Aga teiselt poolt nüüd oli kohal ka Terviseameti esindaja ja mis oli siis nende omavalitsusjuhtide sõnum, et kindlasti siin Terviseamet peab tulema appi ja teaduspõhiselt mõõtma ära ja näitama ära, et see infraheli tegelikult on üks selline väljamõeldis. Et see on inimesele ohutu. Just nii. Kui nüüd rahvas tuleb kokku ja ikkagi kogub taas 10 000 allkirju, siis mis siis saab? Sõidame rahvast niimoodi üle nagu automaksugagi või? Vastupidi, siin tuli täna välja just see, et kohalikega on tegelikult väga hea diskussioon. Seda kinnitasid mitmed siin valdade esindajad, ka Põltsamaa näiteks tõi välja, et nemad plaanivadki korraldada rahvaküsitluse, et saaksid osaleda päriselt oma valla elanikud. Tegelikult on tuuleparkide teema äärmiselt tundlik, võib öelda isegi ohtlik teema. Nii ohtlik, et näiteks kohalik vallavanem saab lausa tapmisähvardusi. Ma arvan, et vallavanemal võib-olla on justkui palga sees, et ta saab tapmisähvardusi, et ametnikel see ei ole kahjuks palga sees. Ja ega see normaalne ei ole, aga see selleks, et tööd tuleb ikka teha. Me tunnetasime suheldes erinevate KOV-idega, et me oleme samade probleemide ees ja mõistlik on kokku tulla ja anda seda tunnetust, mis meil täna on edasi ka ministeeriumina, sest kohati jäi meile mulje, et väga hästi ei saada aru, millest me nagu räägime. Ja väga oluline on see, et tegelikult minister võttis ju kaasa siit sõnumi, et tuleb viia läbi uuringud, et väga keeruline meil edasi liikuda, kui see infraheli asi ei ole lahendatud. Ainuüksi Järva valda planeeritakse 109 tuulikut, et ma leian ka, et need mastaabid ja tuulikute arvud täna tekitavad enim vastuseisu. No kas te täna vastused ka oma küsimustele saite? Aus vastus on see, et väga palju küsimusi jäi jätkuvalt õhku ja milles ma isiklikult pettunud olen, siis seda oodatud tuge, mida me püüdsime ja lootsime ministeeriumilt ja riigi esindajalt saada, seda ei tulnud. Kogu vastutus, kogu asjaajamine ikkagi tundub, et jääbki kohalikule omavalitsusele. Nüüd on pall linnade ja valdade liidu käes, kes osapooled peab kokku tooma nii linnast kui kohalikest omavalitsustest ja vaatama, et asi saaks lahendatud nii, et kõik oleks rahul. Ja probleem, ütleme, et riigi koha pealt on tõesti öeldes, et me aeg-ajalt neid poliitilisi argumente anname ise kätte vastastele. No näiteks, kui meil on läinud hästi teravaks nagu juba usu küsimuseks roheline energia või fossiilkütuste energia, eks ole. Et kui see on läinud niivõrd ideoloogiliseks, ja siis me paneme ministeeriumi nimeks kliimaministeerium, et veel ärritada seda olukorda, seda keskkonda, et miks ta ei võiks olla siis keskkonnaministeerium, mis on selgelt arusaadav mõiste ja millest ei ole kinni võtta nii-öelda kas Trumpi pooldajatel või Trumpi vastastel. Nii et siin on hästi palju selliseid kihte, mis ei ole nähtavad, aga mis mõjutavad neid kohalike omavalitsuste otsustamise protsesse väga palju. Aga mida konkreetselt me saame teha ja milliste konkreetselt ettepanekutega meie funktsioon on ju kaitsta just nimelt versus riik. Või tähendab, et kas saada raha rohkem või saada seadusandlust selliseks või üldse midagi ära lõpetada, mingi tegevus siis näiteks.
et mis me selles situatsioonis siis peaksime konkreetselt tegema, nii et täna veel vastuseid ju ei ole, sest see on esimene koosolek, nii et sinna suunas me nüüd liigume.